Et see oleks top 1 soovitus noorele Kristjanile, kes istub siin ja mõtleb, et kas ma panen nüüd all in Solanasse või all in Bitcoini. Siis ma ütlen, pane all in endasse. Parim soovitus on ikkagi see, et mitte nii väga nüüd kas ajada taga, et kas on nüüd Solana või midagi muud, vaid pigem ikkagi tegeleda sellega, et kuidas oma teadmisi, oskusi, kompetentse tõsta. See on see, kus on see kõige suurem potentsiaal tootluse mõttes lahti lukustamata või võimalik lahti lukustada. Siis kui sa õpid oma valdkonnas, mis iganes valdkonnas sa oled, näiteks selle tehisintellekti kasutamise, viid ennast veel kõrgemale tasemele, saad eksperdi tasemele, siis see tootlus, mis lukustatakse lahti läbi selle, et sinu teenuse või kompetentsi eest makstakse, on palju kõrgema tootlusega ja palju madalama riskiga ja palju püsivam kui väljenduse eest erinevad shitcoinid, siis, mis liiguvad turul üles või alla kellegi emotsioonide pealt, mida sina kontrollida ei saa. Oma arengut kasvu palgatöölisena sa saad kontrollida. Et see oleks top 1 soovitus noorele Kristjanile, kes istub siin ja mõtleb, et kas ma panen nüüd all in Solanasse või all in Bitcoini. Siis ma ütlen, pane all in endasse. See on parim investeering, mis sa teha saad kõige madalama riskiga.